Elu ei eksi. 2021.08.16. Kallis, oleme kõik eluenergia tasemel üks. Oi, kuidas mu meel pole tahtnud seda kogemust pikalt vastu võtta. Aga nii see on. Elu voolab meist kõigist ühtmoodi läbi. Oleme nimelt elu sees. Ainult meie kehastused on loodud unikaalsetel eesmärkidel. Vaatasin ühel päeval pikalt tippsportlaste jõulist keha. Nende eeldustega sünnitakse. Iseasi, kas potentsiaal välja arendatakse ja kuidas seda kasutatakse. Või siis loomeinimese õrn ja tundlik keha. Tema ülesandeks on omamoodi ilu külvata. Ka see on anne ja elu antud kingitus. Ja kuidas teame, et elu meid kannab? Me naeratame. Meil on kehas kerge. Kerge ka raske olla, sest oleme eluteenistuses. Keerukaks läheb siis, kui meel läbi ühiskonna, kultuuri ja kogukonna ja perekonna hakkab meid suruma selleks, kelleks me pole sündinud. Hiljem surume meeleprogrammide tõttu end sageli ise. Ka meel ise on täiuslikuks loodud ja eluteenistuses senikaua, kui see aitab meil teha seda, mida vaja, et kehastust kaitsta, lubades läbi oma hoolitsuse elul sündida ja kasvada, aga mitte rohkem. Kõik muu on juba meele kapriis. Kohtusin mõned päevad tagasi üle pika aja paanikahooga. See on ka meel. Meel, mis oli ülekoormatud vanadest ja uutest lugudest, mis püüdis mind minu olemuse avaldumise eest hoida. Ehe olemus võib olla võõras, see tundub ohtlik. Ka pidev millegi tegemine võib olla lihtsalt meele nõudmine, mis meid takka sunnib ja kiirustab, et elu eest jookseksime. Need on lood, meele ootused, pikalt täitmata olemuse vajadused, mis on kuhjunud ning mis lõpuks paanikahoona avalduvad, sest me ei saa enam elu ennast kehastada. Ja ka see on imeilus koht, kus olla, sest meel on nüüd oma mustrites paljastatud. Nüüd saab meist tõeline olemus särada, lihtsalt meele headest kavatsustest, kuid elu piiravatest mustritest välja astuda. Ka paanikahoog on kingitus. See on nüüd elu poolt nähtud ja ära tuntud, kuuldud ja vastu võetud. Vajadus selle järgi on kadunud, sest see pole mina. Ja teate mis? Sain aru, et sellest ei saagi aru saada. Pole vajagi. Pole vaja seletada. Pole vaja püüda minevikus aset leidnud mõista. Pole tarvis tulevikku korrastada. On vaja ainult meelest välja astuda ja olla omas olemises. Ja see ei tähenda tingimata üksi olemist. See ei tähenda ka meele hülgamist. Meel on vajalik meie kehastuse hoidmisel ja kaitsmisel, kuid mitte meie juhtimisel. Meid juhatab teadja ja nägija ehk meister, kes on meele taga. Nii lõpevad lood minevikust ja tulevikust. Lõpevad meele vabandused, püüded välisest haarata või meid üleliigsetesse tegevustesse matta. Pole vaja teha rohkem, kui on vaja ja meil on kõik olemas. Kui tegevused leiavad aset meelelugude taga, siis olemegi elukutse kuulajad.
siis me enam ei peida end rolli, vaid kehastame elu ennast. ja kui leiame end või kedagi teist taas paanikahoos, siis tasub kuulata, mis on meele taga, mida elu meilt palub ja vahel ka abi paluda, et meelest välja astuda. Just läbi meie siira palve võib keegi teine saada võimaluse avastada endas oma uinunud olek. Sest elu ei eksi.